tere tulemast tänasesse joogatundi. Mina olen Angeelika ja täna ootab sind ees Hatha joogatund. Hatha on selline rahulikum joogastiil, kus me liigume aeglasemalt ja hoiame poose kauem, mis võimaldab meil lõõgastuda sügavamalt ja samas ka tunda poose tugevamalt. Seega leia endale mõnus istumisasend ja hakkame pihta. Alustuseks luba endal lihtsalt kohale tulla. Proovi õrnalt lahti lasta möödunud päevast ja mõtetest selle osas, mis sind peale joogatundi ees ootab. Praegu on sinu ülesanne fokusseerida täielikult iseendale. Märka, kuidas sisse hingates sinu kõht paisub ja välja hingates tõmbub kokku. Ja tuleme vaikselt liikumise juurde. Järgmise väljahingamisega kalluta enda pea ette, tunneta venitust kaela tagaosas ja sisse hingates too pea taha. Korda nüüd sama liikumist enda hingamise tempos. Ja tule keskele tagasi. Järgmiseks too enda käed õlgadele ja tee siin mõnusalt õlaringe ühes suunas. Tunneta, kuidas iga ringiga läheb liikumine aina suuremaks. Ja vaheta suunda. Vabasta enda käed põlvedele ja tuleme keharingide juurde. Hingad sisse, tuled poolringiga eest läbi ja hingad välja, teed selja hästi kumeraks, tuled tagant. Hingad sisse, tuled eest ja hingad välja, tuled tagant. Jätka sama. Ja vaheta suunda, hingad sisse, tuled eest, hingad välja, tuled tagant. Ja tule keskele tagasi. Nüüd sisse hingates tee ennast hästi pikaks, siruta käed taeva poole. Ja välja hingates kalluta ennast ette.
hinga ja püsi siin. Siin poosis võiksid tunda venitust puusades ja seljas. Järgmise sissehingamisega kõnni end vaikselt keskele ja tule siit mõnusalt 4 käpukile. Sisse hingates tõsta enda vasak käsi taeva poole, ava rindkere. Ja välja hingates too enda vasak käsi parema alt läbi. Too enda vasak õlg, enda vasak põsk matti. Kui tunned siin juba piisavat venitust, siis jää siia. Kui soovid edasi proovida, siis võid sirutada enda parema käe ette. Ja kui soovid proovile panna ka oma tasakaalu, siis võid sirutada parema jala taha ja ka tõsta see maast lahti. Kus iganes sa ka ei oleks, siis märka, et sa hingaksid sügavalt sisse ja sügavalt välja. Kui su jalg oli üleval, siis too see vaikselt algasendisse. Libista parem käsi õla alla ja lükka ennast üles. Järgmise sissehingamisega tõsta enda parem käsi taeva poole, ava oma rindkere ja välja hingates too nüüd parem käsi vasaku alt läbi ja toeta oma parem õlg ja põsk maha. Kui soovid, siruta enda vasak käsi ette ja kui tahad mängida oma tasakaaluga, siis vaikselt siruta enda vasak jalg taha ja tõsta see maast lahti. Märka siin, et sa hingad. Vabasta siin ja leia tee tagasi algasendisse. Järgmiseks tule nüüd täitsa istuma, jalad enda ette sirutatult. Ja haara nüüd enda parema jala tagareiest või säärest kinni ja püsi siin. Oled tugev ja sirge seljaga. Hingad sisse ja hingad välja. Haara vasaku käega jala välisküljest ja välja hingates keera ennast paremale. Selline kehapööre aitab meil soodustada seedimist ja aitab ka vähendada pinget seljas ja kaelas. Iga väljahingamisega proovi kas või natukenegi sügavamale kehapöördesse minna. Vabasta enda jalg, võid siin ennast natukene raputada ja vahetame poolt. Haara nüüd kinni enda vasakust jalast.
pane tähele enda keha hoiakut ja hingamist. Järgmise sissehingamisega haara parema käega oma jala välisküljest kinni ja välja hingates pööra ennast vasakule. Püsi keha pöördes tugevalt ja kontrollitult. Ja vabastasin mõnusalt enda jalg. Raputa ennast. Ja järgmiseks ootan sind alla vaatavasse koera. Luba endal siin liikuda nii, nagu sinu keha soovib. Võib-olla on see puusade liigutamine, võib-olla on kordamööda põlvede kõverdamine. Tee seda, mida sinu keha vajab ja ära unusta hingamist. Kui sa tunned piisavat venitust allavaatavas koeras, siis võid püsida siin. Aga kui soovid ennast proovile panna, siis haara enda parema käega enda vasakust säärest või pahkluust kinni. See kehapöördega allavaatav koer paneb proovile sinu tasakaalu ja lisab täiendavat rinna- ja õlavenitust. Kus iganes sa praegu ka ei oleks, siis palun märka, et sa hingaksid sügavalt sisse ja sügavalt välja. Kui sa olid kehapöördes, siis too enda parem käsi tagasi matti ja järgmise sissehingamisega astu enda parem jalg käte vahele ja tule sõdalane 1 poosi. Sinu tagumine jalg võib olla varvastel, aga võib olla ka matil 45 kraadi all. Too enda õlad alla ja hoia enda keha siin tugevalt. Järgmise väljahingamisega ava enda puusad küljele ja leia sõdalane 2. Märka jällegi, et siin sinu keha ja käed oleksid tugevad ja hinga sügavalt sisse ja välja. Järgmise sissehingamisega suuna enda parem käsi taeva poole, avades oma rindkere ja tundes venitust oma paremas küljes. Sinu vasak käsi võib olla vasakul jalal või siis toetada sinu alaselga. Ja välja hingates toeta enda parem küünarnukk paremale põlvele ja suuna vasak käsi üle pea. Tunneta siin venitust oma vasakus küljes, püsi ja hinga. Siin võivad sinu jalad juba endast märku anda ja sinu töö on siin sellest väljakutsest läbi hingata. Ja väga hästi too enda ülakeha üles tagasi. Sisse hingates suuna enda parem käsi enda ette ja tule nii kaugele kui saad ja välja hingates toeta enda parem käsi kas jalale või matti ja tuled kolmnurga poosi. Proovi ennast siin pikendada vasaku käe kaudu ja ava oma rindkere. Vabasta siit enda vasak käsi matti ja too enda tagumine jalg natukene ettepoole
sinu tagumine jalg on 45 kraadi all. Toeta siin enda vasak käsi paremale jalale või matti ja siis hingates tõsta oma parem käsi taeva poole. See poos võib olla päris väljakutsuv, seega kui vaja, siis kõverda siin enda põlvi, aga märka, et sinu selg oleks sirge. Järgmise väljahingamisega vabasta enda käsi matti, too jalad kokku ja luba endal siin väike lõõgastus. Mina vahetan siin poolt, aga sina ole seal, kus sa oled. Ja tule alla vaatavasse koera. Kordame sama teisele poole. Kui soovid väljakutsuvamat allavaatavat koera, siis haara enda vasaku käega oma paremast jalast kinni. On see pahkluust või säärest, vahet ei ole. Ja tunneta siin seda venitust jalgades, seljas ja hinga siin. Vabasta oma käsi tagasi matti, sisse hingates astu vasak jalg käte vahele ja tule siit kätega üles, sõdalane 1. Too enda õlad siin alla ja märka, et su keha oleks siin tugev. Järgmise väljahingamisega ava enda puusad ja käed, sõdalane 2. Ja nagu näha, siis jooga meelitab kohale ka sellised toredad tegelased. Järgmise sissehingamisega venita enda eesmist vasakut külge, tõstes vasakut kätt taeva poole, kallutades oma ülakeha tahapoole. Sinu parem käsi võib toetada alaselga või toetuda paremale jalale. Hinga siin. Ja välja hingates tule ette, too parem käsi üle pea ja tunneta venitust paremas küljes. Tule siit keskele tagasi ja sisse hingates siruta vasak käsi, just kui keegi sikutaks sind sealt. Välja hingates toeta vasak käsi jalale või matti ja tõsta parem käsi taeva poole. Tunneta siin enda sirget selga, tugevaid õlgasid ja jätka rahulikku hingamist. Järgmise väljahingamisega too enda parem käsi matti, astu enda tagumine jalg natukene ettepoole ja tuled taaskord keha pöördesse. Parem käsi on vasakul jalal ja vasak käsi suundub taeva poole. Pane siin tähele, et sinu õlad oleksid all ja selg nii sirge kui võimalik. Vabasta käsi, too jalad kokku ja puhka siin hetke. Astu siit enda jalad taha ja leia oma plank. Ja välja hingates too matti oma põlved, rinnak ja lõug.
hinga sisse, lükka ennast kätega matist eemale, ava oma rindkere. Ja välja hingates lükka ennast siit alla vaatavasse koera. Ja tule siit vaikselt püsti. Järgmiseks me tuleme poosi, mis pakub meile sügavat venitust jalgades, eriti riie tagaosas, seljas ja puusades. Astu siin enda parem jalg natukene taha, jalg on 45 kraadi all ja too enda käed selja taga kokku, kas tuues need palveasendisse või haarates oma vastasküünarnukkidest kinni. Ja välja hingates vaju ette. Oleme jõudnud püramiidi poosi. Kui venitus jalgades on liiga intensiivne, siis julgelt kõverda enda põlvi, aga märka ka seda välja kutsuvat kohta, millest sa võid läbi hingata. Vabasta nüüd enda käed ja too nad enda südame ette palveasendisse ja too kogu raskus oma vasakule jalale, sirutades parema jala täitsa taha, tulles sõdalane 3 poosi. Proovi sügava hingamisega leida siin enda tasakaal. Ja vabasta. Teeme nüüd püramiidi poosi ka teisele poole. Ehk siis too enda vasak jalg taha 45 kraadi alla. Too enda käed selja taha. Ja välja hingates suuna enda ülakeha alla. Vabasta siin enda käed ja too nad palveasendisse. Suuna raskus paremale jalale ja tõsta vasak jalg üles, sõdalane 3. Kui soovid end proovile panna, siis võid enda käed sirutada enda ette. Ja vabasta. Raputa siin mõnusalt pinged enda kehast välja. Järgmiseks tule matile täiesti kõhuli. Ja too käed sõrmseongusse enda selja taha. Sisse hingates tõsta enda rindkere, jalad maast lahti ja püsi. Vabasta end matti. Jälle võta käed sõrmseongusse, sisse hingates tõsta ennast ja püsi siin. Ja vabasta ennast siin lapsepoosi puhkama.
järgmise sissehingamisega tule lapsepoosist aeglaselt välja ja tule mõnusalt selili. Kõverda enda jalad istmiku lähedale ja sinu jalad on umbes puusade laiuselt. Järgmise sissehingamisega tõsta aeglaselt ja kontrollitult enda istmik üles ja jõuad silla poosi. Kui sa tunned end siin hästi, siis püsi edasi sillas, aga kui soovid, siis sind ootab ees küünlapoos. Selleks too aeglaselt enda puusad matti ja lükka enda jalad taeva poole, toetades kätega oma alaselga. Kuna tegu on üsna väljakutsuva poosiga, siis seda olulisem on siin jätkata sujuva rahuliku hingamisega. Kus iganes sa praegu ka ei oleks, siis hästi sujuvalt ja aeglaselt too ennast matti, võta põlved kaisu ja kõiguta ennast küljelt küljele. Siruta enda vasak jalg, haara parem põlv kaisu ja keera see vasakule. Tuled mõnusasse kehapöördesse ja sinu pilk on suunatud paremale. Tule aeglaselt keskele tagasi. Seekord siruta parem jalg ja haara vasak kaisu ja välja hingates suuna vasak jalg paremale ja enda pilk vasakule. Sellised kehapöörded leevendavad meil selja ja puusavalu. Tule siit keskele tagasi ja viimaseks ootan sind lõpulõdvestusse. Selleks leia lihtsalt mugav lamamisasend ja luba endal täielikult lõõgastuda. Lõõgasta enda varbad, pahkluud, sääred, lõõgasta oma põlved ja reied. Tunneta, kuidas sinu puusad vajuvad sügavale matti. Lõdvesta enda kõhulihased, kogu enda selg. Lõdvesta oma rinnak, oma õlad, kogu pikkuses käed, oma peopesad ja sõrmed, oma kaelalihased, lõdvesta oma lõug, põsed ja kulmude vaheline ala. Ja lihtsalt luba endal olla. Hästi õrnalt ja pehmelt võid leida tee rätsepistesse. Too käed siin enda ette palveasendisse ja vaikselt oma peas loetle 3 asja, mille eest sina saad täna tänulik olla. Siis hingates too käed üles, siruta ennast pikaks
välja hingates too need enda südame ette ja tee endale ja kõikidele teistele, kes seda kaasa tegid, väike kummardus. Mina olen sinu üle uhke, sest sa võtsid selle aja ja pühendusid iseendale. Ja ma olen tänulik, et me saime seda koos teha. Kui sulle meeldis see video, siis jäta sellele kindlasti like, jaga seda mõne lähedasega, kes võiks sellest kasu saada ja võid jagada ka oma mõtteid kommentaarides. Kui soovid veel sarnaseid videoid näha, siis kindlasti subscribe'i minu kanalile. Näeme sinuga järgmine kord ja soovin sulle ilusat päeva.